Tere kõikidele Avama silmad podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Käes on 4. hooaja 3. saade. Esimesed saated on olnud koos Angelaga. Peatselt tuleb ka temaga koos uus saade. Aga kuna me oleme rääkinud hingelistest ja hingetutest inimestest, siis on üks väga oluline teema, mille ma tahaksin siia sisse tuua, mida ma tahaksin teha mitu saadet tegelikult erinevate inimestega ja rääkida inimesest ja tema tervenemisest. Et inimesel tegelikult on olemas võime ise terveneda. Mida selleks kõigeks vaja on ja millised need teekonnad erinevatel inimestel olnud on, kes on siis nii-öelda raskemaid haiguseid ära tervendanud, seda ma tahaksingi järgmistes saadetes juba vaadata. Täna on mul stuudios külaliseks Kersti Kraht, kes võib-olla kui keegi veel ei tea, on ühtlasi ka minu ema. Ja täna me tahame rääkida sellisest haigusest või tervendamisest, käsitleme küll natuke erinevaid, aga võib-olla üldine nimetus võiks olla autoimmuunhaigus. Ja tahame rääkida siis näiteks sellest, kuidas on võimalik reumatoidartriidist ennast tervendada. Kuigi arstiteadus võib-olla tihti ütleb, et sellest ei saa terveneda ja see on miski, mis jääb sinuga kogu eluks, siis tegelikult inimeste kogemused näitavad, et see teekond võib olla teistsugune. Tere, Kersti! Tere, Katrin! Võtame kuskilt kaugemalt algusest peale, et räägime sellest, et miks inimene üldse haigestub või mis toimub tema elus nendel perioodidel, kui inimene haigeks jääb. Et alustagi oma loost, et räägi, mis toimus sinu elus eelnevalt selle perioodil, kuidas avastasid sa haige oled ja kuidas see kõik edasi läks. Tere siis kõikidele vaatajatele veel kord. Ja ma arvan, et ma alustan seekord sellest reumatoidartriidist, aga siis peab natukene nii-öelda ajaloos ka tagasi minema. Sellepärast, et kui üldiselt keegi haigestub autoimmuunhaigusesse, siis ma pean ütlema, et minul tegelikult olid need märgid, see ei olnud päris esimene kord, vaid mul oli ka enne juhtunud seda, aga reumatoidartriiti haigestumine käis tegelikult niimoodi. 2011. aastal põdesin ma läbi tohutu hingelise šoki, kus siis üks väga lähedane inimene mind nii-öelda reetis. Ja see oli 2011. aastal 28. veebruaril ja ma haigestusin, mitte veebruaril, vaid jaanuaril ja ma haigestusin 2016 veebruaris. Ja see haigestumine toimus niimoodi, see õigemini hakkas pihta. Ma olen üldiselt olnud suhteliselt terve inimene kogu aeg, no ütleme siis peale selle, kui ma hakkasin enda tervisest hoolitsema ja 2001. aastal, selle juurde ma küll tulen hiljem tagasi, kuidas see kõik juhtus, lõpetasin ma siis ära 3 suurt sõltuvust, ehk siis kohvi, sigaretid ja alkoholi, mis mul olid. Ja peale selle ma olin nii-öelda suhteliselt heas korras ja heas vormis. Ja 2016. veebruaris juhtus see, et läksin kontorist trepist alla ja libastusin. Ja väänasin välja oma vasaku jala pahkluu. Kuna ma läksin sealt trepist alla koos pojaga, siis ta mind kohe toetas. Me läksime kiiresti autosse, tundsin, et jalg hakkas saapa sees paisuma. Ja traumapunktis võeti mind suht kohe vastu. Sõitsime lausa traumapunkti ukse ette, sellepärast, et ma ei saanud enam käia, hüppasin seal ühe jala peal. Ja mis siis juhtuma hakkas, oli see, et see trauma siis nagu käivitas tegelikult reumatoidartriidi, mis on nagu, minu jaoks oli päris huvitav, et ma kunagi ei teadnud, et mingisugune trauma võib midagi käivitada. Ja see pahkluu, mis siis paistes oli, eks ma siis ühe jala peal hüppasin umbes mingisugune 3 nädalat. Traumapunktis avastati, et mul mingisugust mõra ega luumurdu ei ole, et see on lihtsalt, ma olen selle välja väänanud, aga jalg oli väga kaua paistes, väga hullusti, toetuda me jalal ei saanud. Ja mis pärast juhtus oli see, et mitte ainult üks jalalaba ei paistetanud, vaid ka teine jalalaba pahkluuni paistetas üles. Siis hakkasid paistetama randmed, siis hakkasid toimuma mingisugused anomaaliad õlgadega ja ühesõnaga see nagu läks niimoodi, et juunikuuses ma olin siis sellises olukorras, kus kõik kohad valutasid.
Ma käisin perearsti juures, tegin igasuguseid analüüse, mitte midagi mitte kusagile näidanud, põletiku analüüsid olid all. Keegi ei osanud isegi kahtlustada, et mul võivad olla jalad paistes, et on mingi reumatoidartriit või minu puhul seda ei kahtlustatud. Ja siis ühel hetkel ma lihtsalt otsisin ja rääkisin väga paljude inimestega, et mul on selline probleem. Ja siis keegi oskas mulle öelda, et kuule, et tead, et on üks ortopeed, kes 2015 sai aastaarstiks. Ja võtsin temaga kohe ühendust, tal oli siis tasuline vastuvõtt, siis Ida-Tallinna Keskhaigla kõrval. Läksin sinna, aga see oli ortopeed, kes oli siis nii-öelda oma praktika jooksul tegelenud kogu aeg baleriinidega, aga neil on siis väga suured igasugused probleemid jalgadega, nii et ta oli nende jalalabade suhtes ikkagi nagu väga vinge spetsialist, ütleme nii. Ja kui ma olin siis tema sinna vastuvõtule jõudnud, vaatas ta peale, ütles niimoodi, et nüüd sa lähed kohe siia Ida-Tallinna Keskhaiglasse, siin EMO juures on röntgen. Lähed kohe sinna ja teed röntgeni pildi, et ma arvan, et sul on reumatoidartriit. Ma ei osanud selle peale mitte midagi arvata, sellepärast, et reumatoidartriit oli minu emal, kes siis ma tean, ta oli siis umbes kusagil mingisugune 55 või 56, kui ta nii-öelda kanderaamiga teiselt korruselt oma majast Tartu Ülikooli kliinikumi viidi, nii et ta ei saanud üldse liikuda. Ja ta muuseas raviti ka terveks ja üsna kiiresti ja üsna edukalt. Tema küll nii-öelda traditsioonilise või tõenduspõhise meditsiiniga. No see oli selline teistsugune tõenduspõhine meditsiin, eks ole, omal ajal. Sel ajal oli sügav nõukogude aeg. Ja lisaks Tartu Ülikooli kliinikumi juht oli meie tollane sugulane, ütleme siis niimoodi. Et võib-olla vaadata asjadele natuke teistmoodi sellel ajal. Ja läksin siis sinna röntgenisse ja tulen tagasi ja ta ütleb mulle, et ongi reumatoidartriit. Mul oli olukord nii hull, et ma käia sain sisuliselt ainult varbavahedega, kuna need pahkluud või jalalaba õigemini ei liikunud, siis ma ütleme niimoodi, et jalad olid kanged kogu aeg, trepist üles alla käimine oli tohutult raske. Ja kuna see arst nägi mu seda koledat olukorda, siis ta koheselt kasutas ka oma kontakte, ütleme niimoodi, ma sain praktiliselt paari päevaga siis Ida-Tallinna Keskhaiglasse reumatoloogi juurde aja. Ja nii kui ma sinna läksin, siis need analüüsid, mis siis näitasid seda reumatoidartriiti, siis sellel ajal, seda mis mina ise siis kirjandusest lugesin, oli niimoodi, et kui see reumatoidartriidi faktor veres on üle 15, siis on juba reumatoidartriit ja minul oli kusagil 170 kandis. Nii et see olukord oligi tõeliselt väga hull. Õlad valutasid, käelabad valutasid, sõrmed valutasid. Siis ainuke mälestus, mis mul tänaseks sellest reumatoidartriidist on siis need vasaku käe sõrmenukid ja mis kui need sõrmed hoiavad natukene viltu ülejäänud, sain ma oma asjad kõik korda. Nii-öelda see, millega me oma jutuga, kuhu me välja jõuame. Ja siis seda tõsidust siis näitas see, et mulle pandi peale kohe 3 ravi. Siis oli hormoonravi, keemiaravi ja bioloogiline ravi. Ja arst ütles mulle sealt samast, kui ma sealt ära läksin, et täna õhtul sa saad magada. Ma mõtlesin, et lõpuks sellepärast, et juba oli siis see põletik läinud nii hulluks, et ta oli nagu õlgades ja kui ma ka voodis juba pöörasin, siis juba kõik nii-öelda valutas. Ja tõesti, läksin koju, olin saanud kõik need ravimid, võtsin endale kõik need sisse ja tõesti kõik oli hästi. 2 kuud. Ainuke asi, mis hästi olnud oli see, et mul oli kodus esikus maas kookosmatt ja kookosmatt oli nii-öelda paksult minu juukseid täis. Kas sa said samasugust keemiaravi nagu saavad vähihaiget? Ja täpselt sama, jah. Täpselt see sama ravi, sama nimetusega. Ja esimene käik oli siis sisuliselt juuksuri juurde. Ma lasin juuksed õlgadeni ära lõigata, sellepärast, et neid juuksekarvu kokku koguda oli päris nagu kole. Ja midagi muud eriti mul välimuses ega kuskil ei muutunud, aga asi oli see, et valud tulid tagasi. 2 kuu pärast? Jah, sellepärast, et ütleme siis niimoodi, et ega keegi ju ei uuri põhjust, miks sa haige oled, eks ole, leevendatakse tagajärgi. Ja
kuna ma käisin ikkagist korra kuus arsti juures ja ma läksin nagu, ütlesin arstile, ta ütles, et ei, et ravi on peal, midagi vaja teha ei ole, et noh, küll see kõik nagu läheneb. Ja mida ma siis tegema hakkasin juba tegelikult, ma sain juuli alguses need rohud endale kõik peale. Ütleme niimoodi, et nii kui need valud juba vist hakkasid kusagil seal augusti alguses natuke endast nagu märku andma. Ja mida ma siis tegin, oli see, et ma lugesin. Inglise keeles, vene keeles, soome keeles, nii palju, kui ma kuskilt midagi sain. Ja siis ma leidsin Austraaliast ühe sellise mehe, kes oli siis kirjutanud, nii-öelda pannud, mida siis tema nagu tegi ja mis tega olid juhtunud, oli pannud kõik need asjad nii-öelda kirja, see oli internetist leitav. Ja ma hakkasin kuidagi vaatama, et see on kõik kuidagi väga sarnane nendele sümptomitele, mis minul oli. Septembri alguses ma pidin sõitma Maltale, me tegime ühte suurt rahvusvahelist projekti, mis puudutas ettevõtlust, ma olin siis Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni president. Ja ütleme niimoodi, et juba siis, kui ma sinna Maltale sõitsin, teadsin ma seda, et ma pean lülitama omal siis menüüst välja, kõigepealt alustasin 3 valgest, ehk siis suhkur, jahu ja piimatooted. Lülitasin need täielikult välja ja mäletan, kuidas ma siis käisime nii-öelda restoranis söömas ja kuidas ma siis iga kord küsisin, kui ma tellisin salati, et mis seal kastmeses on, et kas seal on suhkur. Nii et praktiliselt iga kord käidi köögis küsimas, sellepärast et tänapäeva teenindajad tegelikult ei tea, mis toitude sees on. Ja mäletan seda hästi siis, kuidas ma kogu aeg seal nagu uurisin. Ütle ka korraks, et miks see toitumine siin praegu, miks see oluline oli, kuidas? Sellepärast, et ma olingi avastanud lugedes neid internetipostitusi, mis siis olin ma avastanud, et toitumine on üks kõige tähtsamaid asju ja näiteks ma toon ka niisuguse näite, et Soome Reumaliidu lehekülje peal ongi kirjas, et toitumine on autoimmuunhaiguste ja reumatoidartriidi puhul ülioluline, olulise tähtsusega. Ja siis ma nagu väga põhjalikult uurisin neid kõik asju. Kui ma tulin sealt Maltalt tagasi, siis esimene asi, mis ma tegin, ma otsisin üles siis spetsialisti, kes tegeles siis nii-öelda detox probleemidega ja läksin tegema siis toidutalumatuse analüüse. Ma olin eelnevalt tuttav Madeleine Simpsoniga, sellepärast, et me olime avaldanud raamatu, ma olin ise päris palju kirjastanud juba selleks ajaks raamatuid, mis puudutasid siis nagu toitumist, toidulisandeid, suhkrut, ühesõnaga terve spekter, ütleme siis niimoodi. Kogu tervisespekter. Ja ma teadsin, et Madeleine sellega tegeleb, läksin Madeleine'i juurde, tegin ära need analüüsid. Ja see jahmatus oli ikkagi minu jaoks kohutav. Kõigepealt oli see gluteen, laktoos, kus juures kõik, mitte ainult laktoos, vaid ka kaseiin, mis siis puudutab piimavalku, ühesõnaga, et minule sellest ei piisa, kui on laktoositalumatus. Mul olid kõik puuviljad praktiliselt, ma ei tohtinud süüa õunu, pirne, ühesõnaga kõik, mis sisaldasid mingitki magusat, ükskõik mil määral, ühesõnaga. Ma täpselt nüüd ei mäleta, kas mul oli ka tärklis, täna ma seda enam ei mäleta täpselt. Aga mille ma ise siis avastasin, oli see, et kui ma olin siis ennast nii-öelda täielikule dieedile pannud, siis ma avastasin seda, et nii kui ma sõin kartulit, kas või ühe väikse kartuli, nii mu parema käe ranne paisus. Et mul oli nagu väga huvitav see, et minu puhul ma pean muidugi oma organismile sellest aitäh ütlema, mis mulle looduse poolt andud on, et ma tean, et toidutalumateste puhul on niimoodi, et ma olen nüüd nii palju seda kirjandust uurinud ja ka need raamatuid kirjastanud, et toidutalumatuste puhul on kuni 72 tundi, kus toidutalumatus võib välja lüüa. Nii et tegelikult me ei teagi, mis on siis nagu need asjad, mis võivad põhjustada, kuna me sööme kogu aeg peale. Ütleme, et seal esimesel ööpäeval sõime mingeid niisuguseid asju, teisel ja me ei teagi, et mis tegelikult selle toidutalumatuse põhjustas.
minul on nii ja muuseas on tänase päevani, kui ma söön midagi, mis mulle ei sobi, siis minu parem ranne hakkab siit paisuma, siia tekib niisugune mügarik, ütleme niisugune pehme mügarik. Ja läksin siis dieedile, väga paljud alati küsisid, kui ma kuskil seltskoolis, mida sa üldse sööd. Ma pean ütlema, et see menüü oli väga lai, ma sõin väga palju igasuguseid köögivilju, ma sõin avokaadot, õlisid, tatart, nii et mingid probleemi olnud, igasugused teraviljad, ma lülitasin kõik välja. Ma ei hakanud üldse uurima, et kui palju on seal kuskil odras või kui palju on kaeras või ühesõnaga minu jaoks oli rist peal sellel. Ma pean ütlema, et selles osas on mul päris hea tahtejõud. Kas sa samal ajal olid kogu aeg edasi rohtude peal, nendel, mis arstid andsid? Ei, see oli niimoodi, et rohtudega juhtus niimoodi, et kohe, kui ma sain nagu aru, et mul on see toidutalumatus, see ei ole mul muidugi esimest korda elus, kus ma teen niimoodi, et ma rohud viskan prügikasti. Ühesõnaga selleks, et mul ei tekiks kiusatust, kui midagi on keemia ja hormoonravi, siis need tabletid ma viskasin prügikasti täiesti konkreetselt. Viskasin ära, siis ma pidasin nõu oma perearstiga, kes tol korral oli Riina Raudsik, kes ütles, et bioloogilist ravi ma paugu pealt maha jätta ei tohi. Ja mul olid ka mingid varud ees, mis arst mulle oli andnud, ma süstisin ise. Nii et seda ma siis nagu venitasin, mingisuguse aja niimoodi, et alguses tegin 2 korda kuus süst ja siis tegin korra kuus, niimoodi, et hästi aeglaselt nagu jätsin selle nagu ära. Ja siis juhtus vahepeal üks huvitav lugu. Ma käisin ju arsti juures korra kuus ja rääkisin arstile, et teate, et kui ma söön mingit gluteeniga asju, ma tekivad valud. Ma rääkisin väga ettevaatlikult, et teil on täisravi peal, te ei tohi midagi ära jätta. Ma sain aru, et siis ta ütles mulle veel niimoodi, et kui te gluteeniga asju ei söö või omal gluteeni välja arvate teie menüüst, siis te hakkate 20 aastat vanem välja nägema. Ma sisemiselt selle peale muigasin, mõtlesin, siis ma hakkan oma vanustega ühte nägu olema. Niisugune sisemine väike uhkuse noot käis läbi, sellepärast, et meil ilmselt geneetiliselt näeme suhteliselt head nagu välja. Ja läksin siis viimast korda novembris reumatoloogi juurde ja ütlesin talle, ma olin siis olnud, eks ole, dieedil juba 2,5 kuud. Ja palusin, et ta teeks mulle reumatoidartriidi faktori analüüsi. Ta ütles, et me ei tee seda, sellepärast, et see on teil elu lõpuni alati üks ja sama. Seda tehakse kord elus. Kui te olete haigestunud, siis seda tehakse kord elus. Ma ütlesin, aga ma teid väga palun, et kas te teete? No ma väga palun teid. Ta ütles, hästi jah, minge andke ära, helistage mulle peale kella 3. Ja ma helistasin siis talle peale kella 3 ja ta vaatas seda analüüsi ja see oli tükk aega vaikust ja siis ta ütles, et ta ei saa nagu hästi aru. Ja ma ütlesin, et aga mis analüüs näitab? Ja see analüüs oli siis minu mäletamist mööda kusagil 2 korda väiksem kui siis see, millega ma seda nagu alustanud olin. Siis ma toon, sealt on siis vahepealt on mul meelde jäänud väga huvitavaid seiku, nii minu poja sünnipäev oli oktoobri alguses. Ja me läksime ühte niisugusesse toredasse restorani õhtust sööma, mille nimi oli 3 sibulat tol ajal. Ja me siis kõik seal tellisime midagi ja minu tellimine lõppes sellega, et peakokk tuli laua juurde välja ja ütles, et teate, et aga te ei saagi siin süüa, sellepärast, et meil on igal pool suhkur. Kõikidest toitudest sees. Ja siis nad tegid mulle praadisid seal midagi, mingisugust, ma ei tea, kas oli mingit pardirinda või midagi taolist ja tegid salatit juurde. Ehk siis ma hakkasin üldiselt muidugi kohe vaatama. Mulle öeldi kohe, et arvesta sellega, et kõikides sinkides, kõikides pasteetides, sõnaga mina ei ole kunagi olnud täis vegan, ma olen alati, ma olen võib-olla aeg-ajalt nagu tahtnud süüa rohkem taimetoitu, aga ma lasen nagu organismil ise reguleerida, et aga ma olen ikkagi lihasööja. Ja siis ma mäletan, ühesõnaga 2017. aastal, kuna mul oli nii jube olukord oli nende jalgadega, siis kuna need jalad olid ju praktiliselt mul pool aastat nii olnud sellest põletikulises vees,
Siis ma arvan, et see oli kuskil 2017 kevad võis see olla. Läksin ma siis ühe Eesti tippkirurgi juurde vastuvõtule, sellepärast, et ma lonkasin. Mul oli siis ühe varba kõhr. Oli nagu ilmselt seal veeses katki läinud. Ja mul olid jalad tõesti nagu väga hullus olukorras. Ma ei saanud sõita jalgrattaga, ma ei saanud suusatada, nii et igasuguse niisuguse spordi pidin ma unustama, niisuguse aktiivse spordi. Et küll ma tegin joogat edasi. Ja ta siis vaatas mu seda, ma läksin õigemini ta juurde sellise jutuga, läksin sinna ja ütlesin, kuulge, ma tean, et kui nende kõhredega midagi juhtub, et ma tean, et põlvedesse tehakse süsti ja kõik, et kas on võimalik, et te teete mulle sinna varbasse hüaluroonappe süsti, et ma tean, et nii tehakse, et see tervendab kõhresid. Siis ta ütles mulle selle peale, et jah, et ma olen Šveitsi kliinikus tõesti seda teinud, olen seal nii-öelda praktikal ja tööl olnud, aga Eestis niisuguseid asju teha ei saa. Ja ma siis, ja siis ta vaatas mu neid jalgu ja ütles niimoodi, et tegelikult teie olukorda nagu paremaks teha ei saa, aga te võite säilitada seda, kui te kõik teete, nii-öelda kannate hästi laiasid jalanõusid ja kontsaga kingi endale jalga ei pane ja kõik, et te hoiate kõike seda. Ja ma muigasin selle jutu peale ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, et mina prooviksin ka kõike, mis võimalik. Ja siis ma mõtlesin, et hästi. Ja nüüd me peaksime hakkama siis rääkima imedest, mis minuga juhtuvad, eks ju. Ma läksin koju ja tegin õhtul teleka lahti ja seal tuleb reklaam. Ühe uue, siis rohu, ühesõnaga reklaam. Sisuliselt, mida täna siin kõik söövad, need erinevaid hüaluroonhappeid. Ühesõnaga, ja ma ravimitele siin ei hakka, neid ka müüakse täna apteegis reklaami tegema. Ja tuli välja, et see oli siis esimese, teise ja kolmanda järgu, nii-öelda nende igasuguste kõhkrede ravimiseks. Ja ma hakkasin seda võtma ja 6 kuu pärast ma sain joosta. Ühesõnaga. Ja meie vaatajad kohe küsivad, mis rohi selle ei saa. Kas me peame sinna alla kirjutama, et sa pead selle välja ütlema, midagi teha ei ole. See on siis Kemse, kui te lähete küsima, see on üks Šveitsi siis nagu toidulisand. Mis on apteekide siis saadav? Jah, see on igal pool apteekide saadav, jah. Ja see Kemse oli siis see, millega mina siis 6 kuuga omal siis selle kõhre ära parandasin. Nii et rohud olid maas juba selleks ajaks? Ja rohud olid kõik maas ja sa toitusid juba siis? Toitusin ainult siis nii-öelda vastavalt sellele, mis oli siis nagu, mis puudutas toidutalumatust. Sina vaatasid oma spetsiifiliselt toidutalumatused üle, eks? Aga ma pean nüüd ütlema ühe asja, mida ma siis tegin kohe, kui ma olin ka need toidutalumatuse analüüsid teinud. Sisuliselt sellest päevast peale hakkasin ma sööma toidulisandeid. Nii. Ja nüüd, mis siis juhtus, ütleme niimoodi, et ma olin ju toidulisanditest täielik võhik. Ma ei teadnud mitte midagi. Ja eks see uurimine ikkagi käib niimoodi, et ma rääkisin seal oma tuttavatega, sõbrannadega, kes olid toidulisanditega tegelenud, kes olid nagu rohkem kursis. Mind õpetati, täna on muidugi väga lihtne toidulisandeid tellida, aga siis sel ajal, kui minul oli seda kõike vaja, siis tuli ise deklaratsioonid teha või siis kui sa tellisin HiHerbist, eks ju, selle ma võin ka välja öelda. Ja see oli nagu väga keeruline ja seal ei saanud, ühesõnaga sa pidid nagu tõestama, miks sul seda vaja on ja kõik asjad ei tulnud läbi. Nii et see oli päris keeruline, ise oli nende deklarite tegemine keeruline, lõpuks ma lasingi vist DHL-il teha sellepärast, et see muutus nagu võimatuks. Ma toon näiteks niisuguse näite, et D-vitamiini ei saanud tellida, mis olid väga suurte rahvusvaheliste ühikutega. Ja toon ka sellise näite, et ma ju käisin ise Saksamaal ja Saksamaal ühes apteegis avastasin, et et siin on D-vitamiin, et 10 000. Mõtlesin, vau, et ma tahan seda ja siis mulle seal apteegis raputati pead, et see on ainult retseptiga varsti ettekirjutusega. Ehk siis 4000 on see, mis nüüd hiljem tulnud on, aga ennem olid nagu need veel väiksemad, mis puudutasid neid rahvusvahelisi ühikuid.
kuna jällegi ma olin ju D-vitamiini raamatu kirjastanud, me ju ühesõnaga sel ajal, kui meie neid raamatuid kirjastasime alates siis kuskil ütleme 2004 kuni 2010 oli ikkagi veel niimoodi, et meid ikkagi taheti risti lüüa, et pH ime kirjastamisega, mis siis puudutab happealuse tasakaalu, ikkagi sellega me jõudsime Aktuaalsesse Kaamerasse, kus siis arvati ühesõnaga, et niisugune raamatu lugemine võib ka inimest ära tappa, et kui nad arvavad, et organism ei peaks nagu happeline olema. No selle raamatu autor pandi Ameerikas vangi siiski. Jah, aga nüüd vist õnneks on kõik korras ja täna räägivad juba meie siin ka näiteks Sergei Saadi, eks ole, räägib sellest happealuse tasakaalust, aga kus me sellel ajal olime, eks ju, et raamatu autor pandi vangi, siin tehti, eks ole. Täpselt, aga ütleme niimoodi, et ka D-vitamiiniga oli see, minu meelest ka meie raamat võeti üles, kuna Eestis oli siis niimoodi, et D-vitamiini kogus lubatav, mida arstid võisid soovitada, oli 600 rahvusvahelist ühikut ja Kanadas juba siis soovitati, muuseas selles raamatus on ka 2000, eks ole, täna juba kõik võtavad 4000 ja see ei ole probleem. Vist isegi rohkem, et soovitatakse. Ütleme niimoodi, et mina näiteks võtangi 10 000. Mina võtan ühesõnaga 10 000 kapsli, eks ole. Ja ma toon jälle selle samast kemsest rääkides, mis siis on nagu kollageen. Kemse puhul näiteks niimoodi, et siis kui mina seda ostma hakkasin, nüüd eelmisel aastal, oli see üle-eelmisel aastal, tuli välja, kus räägitakse, et seal on topeltkogused ühesõnaga, et ka näiteks kollageeni puhul on juba, ka see kemse on tehtud nii-öelda 2-kordseks. Ja heal ajal siis ma vaatasin oma sahtlit ja kappi ja karpi, kus mul olid siis need toidulisandid. Ehk sisuliselt ma mingil hetkel oli mul valik kuskil 40 toidulisandit, mida ma kõike võtsin, ma katsetasin igasuguseid asju, nii et kui keegi tegelikult küsib, et mis sulle aitas, siis kuna ma katsetasin igasuguseid erinevaid asju, siis ma täna, ega ma ei tea täpselt, mis mulle nagu aitas. Kas sa iga päev võtsid 40 kapslit? Ei, ma ei võtnud iga päev 40, vaid seal oli siis niimoodi, et küll ma võtsin juurde näiteks, küll seal on igasugused kassiküüned ja mingid ashwagandad ja ma tegin kuuridega, mida ma kogu aeg võtsin ja mida ma võtan ka täna, eks ole, ma võtan kollageeni, ma võtan hyaluronapet, ma võtan D-vitamiini, ma võtan K2-vitamiini, ma võtan C-vitamiini, ma võtan magneesiumit, siis MSM, mis on väävel, mis käib siis nagu C-vitamiiniga koos ja ma võtan B-vitamiini kompleksi. Et need on need, mida ma ütleme niimoodi, et ma suvel olen aeg-ajalt laisk, kui ma söön ka palju rohelist, siis ma talvel, sügisel ma alustan uuesti niimoodi, et ma ikkagi võtan neid kõiki. Küll ma võtan nagu vesilahustavaid vitamiine ja rastlahustavaid võtan eraldi, ma võtan ka A-vitamiini täna silmanägemise jaoks. Nii et ühesõnaga ma olen nagu ütleme selle toidulisandite uurimise ja katsetamise siis enda nahal nagu kõik läbi teinud, et meil siin aeg-ajalt arstid räägivad, kuidas see on kahjulik ja kuidas kõik ära surevad, ühesõnaga mina tunnen ennast väga hästi või see ei mõju, eks. Kas me võime siis öelda niimoodi, et kuna sa muutsid toitumist väga kardinaalselt ja andsid kehale kõiki vajalikke mineraalaineid, et tegelikult sa toetasid keha selleks, et ta saaks ise terveneda? No suure tõenäosusega jah, kõik see nii käib, aga mulle ikkagi tundub, et keha reguleerib ka nagu väga palju, eks ole, ise, sest mõnikord on ikkagi niimoodi, et see tunnetus peab ka olema, et mõnikord sa mingit asja lihtsalt ei tahagi võtta, ühesõnaga mina näiteks kuulasin selles mõttes ise ennast, aga ma toon veel ühe näite, ma arvan, et see võiski olla seal kas 2016 kevad, siis kui ma haigestusin, ma mäletan, et ma olin ühel päeval kontoris oli kas märtsi või aprilli päev, oli tohutult ilus ilm ja päike säras taevas ja ma tundsin, et ma olen nii väsinud, et ma kohe kukun kokku. Ja ma läksin välja ja meil oli kontor kesklinnas sel ajal ja vanasti seal Vabaduse väljaku nurga peal oli apteek, ma läksin sinna. Ja siis olid veel müügil sellised pisikesed C-vitamiinid, niisugused pisikesed, need erkkollased terad on ju. Need olid küll suhteliselt päikese see, mis tegelikult askorbinhappe, eks ju. Ja lihtsalt kallasin sealt purgist pihu peale ja panin suhu ja neerasin alla. Ja siis ma mõtlesin, ma lihtsalt jalutan natuke linnas, et meile kontorisse tagasi. Järsku tunnen. Mõtlesin, pau, kus see väsimus kadus nagu? Mõtlesin, mul ongi nagu kevad väsimus, et
meil on ikkagi see, et me ei taha uskuda või me ei taha tunnistada või me arvame, et me saame toiduga kõik need ained kätte, aga siis tuleb välja, et kõikide need toitained, kuna meie see maa, kus neid asju kasvatatakse, mida me sööme, et see on ikkagi nii ära kurnatud ja tühjaks jäänud, et tegelikult seal ei ole neid vajalikke toitaineid, mis meil vaja on. Et ma leian, et me peame toetama ka ikkagi, ma ütleksin ikkagi, et tunde järgi ja muidugi mis mind nagu ilmselt väga palju aitas, oli see, et ma olin ikkagi nii-öelda siis alates sellest, kui me selle PH imeraamatu kirjastasime, teadsin ma ikkagi, kui tähtis on vesi. Ehk siis ma ikkagi tegin endale kogu aeg niisugust vett, kus ma juba siis panin natukene seda roosat soola ja teadsin, et tuleb panna, et mineraale, võib-olla väga natuke lisasin ka söögisoodat, ma ei ole kunagi mingisugune eriline söögisooda fänn olnud, aga see ilmselt kõik aitas, et suvel ma ikkagi võib-olla alati just 2 liitrit ei joo ka enam-vähem ja talvel ma ikkagi proovin selle 1,5 liitrit ära juua, just nimelt ainult vett, kuigi ma joon ka palju teed, tõesti joon, nii et ma tarvin nagu palju vedelikke. Ja muidugi ütleme niimoodi, et täna ma ikkagi aeg-ajalt kohviga patustan, mulle lihtsalt meeldib nagu see kohvi aroom ja kõik loomulikult mingisugust tavapiima ma veel täna juua ei saa. Ja ma arvan, et see kunagi muutub, aga ütleme siis niimoodi, et tulles nüüd sinna 2016. aasta juurde tagasi, ehk siis 2016. aasta siis teisest poolaastast, siis 2017, 2018 ja ütleme isegi natuke vähem kui 3 aastat. Ehk siis 2019 kui ma läksin siis ministri nõunikuks Rahandusministeeriumisse, olin ma ikkagi praktiliselt täiesti terve. Kuna ma enne seda ei olnud nagu nii-öelda pidevalt iga päev tööl käinud, ma ju ei joonud kohvi ja ma ei söönud ka mingit komme, mul oli ikkagi suhkur täiesti välja lülitatud, aga seal olid niimoodi, et seal olid pikad tööpäevad. Mõnikord me ei jõudnud isegi minna lõunat sööma, seal olid mingid koosolekud, et kuna ministri laual oli alati külaliste jaoks nii-öelda kauss häid šokolaadikomme, siis aeg-ajalt ma neid sõin ja siis, mis oli minu jaoks väga suur üllatus, mõtlesin, et mul ei olegi nagu mitte midagi, et mis mõttes nagu. Ja ütleme siis niimoodi, et 2,5 aastaga ma olin siis ennast nii-öelda terveks ravinud. Nüüd tulles... Kas sa käisid arsti juures veel tegemas? Ei käinud enam midagi. Ei. Ma olen perearstil palunud teha analüüse ja ühesõnaga seal mu käest eriti palju ei küsita, sellepärast, et ma ei ole haige, ütleme siis niimoodi täna. Ja küll tunnistas mulle mu tänane perearst, et kui ma talle ka rääkisin oma sellest haigusest ja kõik, siis ta ütles, et jah, et kahjuks arstiteaduskonnas neile ühtegi päeva toitumisest midagi ei räägita. Neil vist ikka on üks 4-tunnine loeng minu teada 4 aasta jooksul, ma kuulsin. Ei, nendel, kes võib-olla täna, aga ütleme nemad, kes on seal, ütleme niimoodi seal, ütleme kuskil seal 50ndate või alates 40ndast eluaastast, siis minu teada ühesõnaga, nemad ei ole seal midagi saanud. Aga ütleme siis niimoodi, et mul enne seda on olnud veel üks kokkupuude, mida ma tegelikult ise ei teadnud. Mul oli kunagi nooruses, olid mul probleemid kilpnäärmega ja 90ndate aastate alguses, kui ma täiesti totaalselt ennast üle töötasin, sellepärast, et kõik siis, kui see eraettevõtlus hakkas, mina ju hakkasin ettevõtlusega tegelema juba 87 ja 90ndate alguses ma siis tegime selle firma, millega ma hakkasime riiulifirmasid müüma. Ja mõnikord ma töötasin hommikul kella 5, kui oli vaja äriplaane kirjutada. Ja ma kurnasin ennast täiesti nagu totaalselt läbi, sellepärast, et maandamine käis ikkagi alkoholiga. Suits, alkohol, kohv oli kogu aeg. Lõdvestumine, eks ole, sel ajal kõik ei istunud internetis, vaid hommikul koguneti firma kontorisse laua taha, kus oli kööki, kus olid ajalehed, kus oli kohv ja suits, see käis kõik kaasas. Mina juba 90ndate alguses ikkagi ei tahtnud, et me suitsetasime ruumides, kuna peale minu oli seal suitsetajaid veel, nii et me ikkagi see suitsukoht oli meil köögis nii-öelda.
ja kuskil siis 90ndate alguses oli mul selline probleem, et jalad ja käed olid nagu väga külmad, paha oli olla. Ja siis uuriti mind, läksin endokrinoloogi juurde ja ta ütleb, et mul on kilpnäärmega probleemid. Ja jällegi, ma pean ütlema, et ilmselt mulle ei sobi rohud, ütleme siis niimoodi. Need kilpnäärme rohud on ju väga mürgised. Jällegi ma 6 aega võtsin, mul oli lihtsalt nii paha, et ma mõtlesin, et pigem juba mul need, ma ei tea, külmad jalad ja käed ja mis on. Jalutan mööda linna, läksin raamatukauplusesse ja vaatan siis seda tervise poole raamatuid või tänapäeval on peenelt öeldes esoteerikat, ma isegi ei mäleta, kuidas neid 90ndate alguses nimetati seda osakonda. Oli ravi end jooga abil. Hakkasin seda leidsin niisugune pisike, peenike sinine raamat. Tänaseks on see kadunud, ilmselt ma olen selle kellelegi andnud, ma juba olen mõnikord seda juba seal taga otsinud, enam ma seda ei leidnud juba siin mingisugune 20 aastat tagasi, kuhugi ta kadus või kellelegi andsin. Ja seal olid siis konkreetselt toodud harjutused, kuidas me siis saaksime oma kilpnääret nii-öelda ravida. Stimuleerida põhimõtteliselt. No jah, stimuleerida. Ja no jälle, nii nagu ma teen, ühesõnaga ma kuidagi väga uskusin seda või sisendasin endast, suure tõenäosusega see sisendus väga palju loeb. Ja mäletan, et see oli jälle suvi ja olime suvilas, panin omale sinna tekid maha ja hakkasin siis neid harjutusi tegema. Joogaharjutus. Joogaharjutus, jah. Just neid, mis puudutab siis kilpnääret. Minu jaoks oli need kunagi rasked olnud, sest ma olen lapsena tegelenud sportvõimlemisega ja mul on niisugune väike hasart ka. Et seal alates 5 minutist, kus sa oled turiseisus ja siis teed nii-öelda seda atra, et paned nagu need barbad vastu maad, eks ole, üle pea. Et alguses oli see päris niisugune natuke tüütu on, eks ole, aga lõpuks ma ikkagi sain 15 minutini välja, nii-öelda kandsin selle aja, kui ma pidin seal niimoodi barbad üle pea olema. Ja siis ma 6 aega tegin neid harjutusi. Kõik oli suurepärane. Kilpnääre sai korda? Ja ma ei tea, ütleme siis niimoodi, et mul oli kõik hästi nagu selles jalad ja käed ei külmetanud, on ju suvi oli ka. Ja see endokrinoloog, kellega ma siis rääkisin, see oli mul tegelikult tuttav, kelle juures ma olin käinud ja helistan talle, ütlen, et kuule, ma tahan tulla analüüse tegema. Ta ütleb, ei, et need kilpnääre rõhutasin vähemalt pool aastat. Ma jälle palun kuule, aga võib ma tulen, on ju. Ja kuna ma juba sinna siis läksin, ta loomulikult lubas, siis ta vaatas kompuutriga ja raputas jälle pead ja ütles, et mis sa tegid, on ju. Mul olid vist parasjagu teksad jalas ja viskasin pikali ja näitasin, mis ma tegin, on ju. Ütleb, et ahaa. Ma ütlesin, selge, hästi ja, enam-vähem ja. Aga ma pean ütlema, et ma teen neid harjutusi tänase päevani. Ma teen seda, nii-öelda seda sama atra ja turiseisu ma teen tänase päevani. Ja see on mul sees, et kõige rohkem meeldib mulle teha seda saunas, kui ma nii-öelda pehme olen, kui kõik luutkondid on pehmed ja seda ma teen ja ma ei tea, kas see on mingisugune võluvits, aga täna lihtsalt niimoodi on. Ma pean ikkagi siis veel tulen ühe asja juurde tagasi. 18-aastaselt, kui ma oma esimesse töökohta tööle läksin, nimelt hotelli Viru, kus siis olid maailma kõige parem kondiitritse meie jaoks. Ja 3 kuuga suutsin ma süüa ennast selliseks, et ma olin niisugune väike ümmargune tünn, ma võtsin 10 kilo juurde, kuna mul on hästi peenikene kont, eks ju, siis mul oli niimoodi, et mul lihtsalt õlgadest kuni puusani oli niisugune ühtlane ümmargune tünn ja siis kui ma ennast peeglist vaatasin, siis oli lõpuks minu jaoks väga kole, kuna ma olin niisugune ilus ja sale tüdruk alati olnud ja sportlik. Ja mis ma siis tegin, ega jällegi, ma ju siis ei olnud ka kuskilt, ma ei tea, tõesti mingit kirjandust, eks ole, ma teadsin, et kui ma tahan alla võtta, on ju, pean lõpetama igasuguse saia söömise, lülitasin välja suhkru, jahu ja igasugused, kõik niisugused magusad asjad olid. Ja see magusa mitte, kusjuures ma võtsin aastaga alla, ma ei teinud nagu endal jälle, et ma pean kohe kiiresti alla võtma, mul võttis aasta aega, kuna ma siis selle kaalu taastasin kuhugi sinna, ütleme siis sinna
52-53 kilo peale, kaalusin kõvasti üle 60 ja tegelikult suhkrut ma ei tarbinud kuni, ütleme seal kuskil niimoodi 26. eluaastani. Et peale seda siis ehk, kui ma olin sinu sünnitanud, hakkasin ma uuesti nagu magusale mingit tähelepanu pöörama, aga see oli väga selline, võib-olla tõesti mingisugused kodus küpsetatud mugid, aga ütleme siis niimoodi, et isegi nii-öelda vanaema rabarberi ja õunakooki ma hästi ei tahtnud, et mul oli see suhkur kuidagi vastunäidustatud. Ehk ütleme siis niimoodi, et minu organism tegelikult teadis, ma sain seda õpetust nagu kogu aeg, et kuule lõpetama suhkrud ja värgid ja ma ikkagi läksin nagu, ujusin nagu vastuvoolu. Ja selle reumatoidartriidiga ma siis selles mõttes sain ikkagi nii-öelda ülikõva õppetunni, mis puudutab kogu seda suhkrusöömist. Ja muidugi, kui ma nüüd oma selle praeguse perearstiga rääkisin, siis ma ütlesin, et ma ei saa näiteks kartulit süüa üldse, et mul läheb kohe käed paista, eks ole. Ja tema meelest, kuna tema seal selles perearstikeskuses on ka täna toitumisnõustajad tööl, ta ütleski, et sellepärast, et meid ei ole ülikoolis õpetatud, et neil on toitumisnõustajad tööl, see on väga tähtis tegelikult. Ja siis kui ma sellest tärklisest rääkisin, siis ta ütles, et see on nagu huvitav, et tegelikult on puuviljasuhkur ehk fruktoos see, mis jõuab nagu väga kiiresti verre. Aga jällegi ma tahan öelda, kõik inimesed on erinevad. Ja ehk te, kes te ka seda võib-olla täna kuulate ja mõtlete, et te lähete kohe seda nii-öelda minu teed, siis kõik inimesed on erinevad. Ja see siis, mis minul, mis siis juhtus, ütleme siis ma võin tagantjärgi nii-öelda mõelda, ma olen rääkinud ka sellest doktor Riina Raudsikuga ja ma ise mõtlesin, et mis see siis on, kas see on siis läbilaskev sool või mis see on, et miks mul nii tohutult need toidutalumatused nagu tekkis ja ta ütleb, et see on mikrobioom ühesõnaga ja ma võin siis nagu kindlalt öelda seda, et kui sa oled pikalt nagu stressis ja kogu aeg sul on see võitleja põgene ja sa iga päev pead nagu tegutsema enda nii-öelda ellujäämise nimel, siis see tähendab seda, et stress ja kõik need negatiivsed emotsioonid, et need, mida siis tegelikult teevad, on need tekitavad sul organismis happelise keskkonna, sest et Riina Raudsik on ju tegelikult öelnud, et meil on ainult nii-öelda üks haigus, ühesõnaga, et see on happeline keskkond, ühesõnaga need negatiivsed emotsioonid teevad selle happelise keskkonna, ehk siis põhjus on nii-öelda psühhosomaatikas ja see happeline keskkond sööb ära tegelikult peensooles olevad hatud, kui keegi ei tea, mis need on, siis need on soole sisepinnal olevad niisugused mügarikud ja see happe lihtsalt nii-öelda lihvib selle peensoolesest tasaseks, eks ju. Ja meie mikrobioom, mis siis on kogu see seedekeskkond, eks ole, see on nii tugevalt kahjustunud, et lõpuks ongi nii, et sa pead väga paljudest nagu toiduainetest nii-öelda loobuma. Siis, mis minu õppetund sealt veel on see, eks ole, et see ei ole nüüd mitte nii-öelda sõnakõlgset toituge nagu mitmekülgselt, aga mida ma tegin, eks ju, ma ei tea, mis põhjustas mul selle laktoositalumatuse, sellepärast, et mul oli ju ka emal olnud ju nii-öelda reumatoidartriit, eks ole, aga tema peale seda terveks ravimist, tema sõi piimatooteid edasi, ta küll, nemad ostsid küll talupiima ja talutooteid, eks ole, et nemad ei ostnud nagu seda poepiima, võib-olla hapukoort ostsid poest, ma enam väga ei mäleta. Aga ütleme siis niimoodi, et kusagil on meil perekonnas, ütleme siis niimoodi, et pärilikult on sees see, et me oleme mingi asja vastu tundlikud. Võib-olla see seedesüsteem on tundlik kuidagi moodi, sest ma mäletan, et ka minu vanaemal olid põlved valutasid ja sõrmedel olid mügarikud, mis ma siis täna tean, et on reumatoidartriit, tol korral ma ei teadnud sellest mitte midagi. Et kusagil jookseb mingisugune niisugune geneetiline suundumus, et me peame olema seal mingite asjadega ettevaatlikud, aga miks ma seda rääkima hakkasin, oli see, et mida siis mina tegin. Ma sõin aastaid, ma ei tea, võib-olla 20 aastat igal hommikul kitsejuustu. Mul oli nagu mingi täielik kitsejuustu sõltuvus, ühesõnaga, et mul praktiliselt siis niisugust hetke, kus ma ei oleks nagu laktoosi tarbinud, nagu ei olnud. Et kogu aeg ma sõin nagu juustu pidevalt. Et võib-olla ka see
et sa kogu aeg nagu lihtsalt sööd peale, et sul organism nagu ei puhka millestki, eks ole. Täna ma ikkagi proovin võimalikult palju süüa erinevaid asju, kord ma söön muna ja kord ma söön sinki ja täna ma võin praktiliselt nii-öelda kõike süüa, et ainuke siis mul ongi ikkagi nagu laktoos, mis siis igatpidi ja kaseiin, ühesõnaga, et ma ei saa tarbida ka nii-öelda laktoosivabu piimatooteid, tekitab reaktsiooni, aga ütleme siis niimoodi, et aga ka, et kui seda on kuskil väga väikeses koguses, siis enam täna midagi ei juhtu, ehk siis mulle tundub, et ikkagi on võimalik, et lõpuks nagu see mikrobioom taastub. Ja ütleme niimoodi, et alguses, kui mul need toidutalumatused olid, kui see kõik nagu välja tuli, siis ma võtsin pidevalt kogu aeg, vaatamata sellele, et ma läksin dieedile, ma võtsin kogu aeg ensüüme. Kogu aeg võtsin ensüüme järjest nagu. Ja see palju aitas ja muidugi, mis ma pean ütlema, et millest mul oluliselt paremaks läks, siis juba kui ma olin 2,5 aastat kõike seda nagu teinud, oli see, kui ma siis õhtul võtsin nagu probiootikume ja need probiootikume ma ikkagi võtsin jällegi. Seal on niimoodi, et mulle tegelikult sobis ainult üks probiootikum, mis oli minu meelest nagu täiesti on üks Swansoni mingisugune ultra, ma ei tea, mingi 16 tüvega, mis mulle väga hästi sobis ja mis tunduvalt tegi mulle asja paremaks, sest et me oleme kõik erinevad, eks ole, kellele mis nagu. Ja täna on nii palju neid erinevaid tohiirad ja igasugused. Ja võib-olla ka vaatajatele öelda, et tegelikult ei ole vaja minna apteegist kemset ostma, vaid täna on väga hea asendus sellele kondipuljong, sest et see on täis kollageeni, eriti kui on sellised seda tüüpi haigused, sest et see aitab väga hästi tervendada. Kondipuljongi retsepti saab probiootikumide grupist Facebookist, konte saab osta Allikatalust, erinevad kohad on, et tegelikult on neid looduslikke viise ka päris palju olemas. Ehk siis hästi oluline on võib-olla tähelepanu seda, et sellistele suurematele haigustele tavaliselt ikkagi eelne mingisugune väga pingeline stressiperiood inimeste elus, eks ole. Ja see ongi see, mis lükkab meie keha täiesti tasakaalust välja ja kuidas siis mingi asi väljendub, kellel erinevatel viisidel. Ja kui sa hakkad oma keha toetama, aitad viitada tasakaalu tagasi, siis kehal on tegelikult võime ise terveneda, et tal on lihtsalt vaja seda ruumi nii-öelda ja võtta väga palju asju maha, mis seda ei toeta. Ja aga muidugi ütleme niimoodi, et kui internetist korralikult otsida, siis leiab väga paljudele asjadele vastused, näiteks on igasugused grupid, kus räägitakse autoimmuunhaiguste toitumisest, kus on üleval retseptid, mida võiks süüa, sellepärast, et on lapsevanemaid, kellel on siis lapsed olnud mingite autoimmuunhaigustega, kes on hakanud katsetama, kes on saanud nagu sellest abi. Et ka mina leidsin, kus on autoimmuunhaiguste toitumine, on täiesti eestikeelsed leheküljed olemas, ma sain sealt väga palju abi, et ma ikkagi väga-väga palju otsisin ja lugesin ja võib-olla see ka keelteoskus on, mis tuleb siin lihtsalt kasuks tänapäeval, küll ei ole üldse mingi probleem, eks ole, sa võid ükskõik mis keeltida. Meil on kõik tõlkemootorid olemas ja see ei ole nagu probleem, aga veel 10 aastat tagasi see nii lihtne kõik ei olnud siis, kui mina nagu alustasin sellega. Ja toidulisandid on muidugi need, mis mina ütlen, mis minu jaoks olid ikkagi väga tähtsad ja täna ma võib-olla mõtlen, et tõesti, et võib-olla oleks pidanud üles kirjutama mingeid asju ja võib-olla järjest, et oleks täna olnud, ma ei tea, kusagil kellelegi kas või konsultatsioone jagada. Aga see katsetamine, sellepärast, et igaüks ongi erinev, et selles mõttes ei julge nagu väga niisugust konkreetset nõu anda, mida keegi tegema peaks ja ma pean ütlema, tähendab, mis ma tahan öelda, et kui ei oleks olnud, ütleme seda diagnoosi ja ka seda esmast ravi, ütleme niimoodi, et kui ma oleksin pidanud tegema seda alustama kõike ilma nende, ütleme nende tõenduspõhiste rohtudega, kui keemiaravita ja bioloogilise ja hormoonravita, et see oli ikkagi tohutult raske, et selles mõttes ma olen nagu tänulik, et see otsa peale aitamine. Ja ühesõnaga see, mida ma 2 kuud tegin, oli see ikkagi, kui sul kõik kohad valutavad, sa ei ole võimeline seal internetis surfama ja lugema kõiki neid asju. Ehk
selles mõttes olen ma nagu selles mõttes nendele arstidele ikkagi väga tänulik. Eriti sellele ortopeedile ja ka loomulikult sellele reumatoloogile. Et nemad aitasid mind otsa peale, ma sain täpselt aru, mis mul viga on, mul olid analüüsid ja vastused ja kõik. Ja sealt ma juba sain ise. Aga ma ütlen seda, et kui keegi nagu tahab abi või juhendamist, et minu kontaktid leiab internetist väga kergesti üles, et aeg-ajalt mulle keegi helistab ja küsib, kus te selle kontakti saite, ei, see on kõik olemas internetis, et minu andmed leiab ja ma olen nõus nagu selles mõttes konsulteerima ja mida ma kindlasti võin teha on see, et missugust süüa endale teha, eks ole, või kuidas nagu menüüd koostada tõesti, kus on siis nende 3 valge vaba, et see ei ole tegelikult üldse keeruline, et me oleme väga harjunud, et me peame kogu aeg igale poole panema hapukoort ja panema hommikul võileva peale just ei pea üldse. Võib täiesti ilma saab ja näiteks ka majoneesi saab ise teha, kui keegi tahab kartulisalatit teha, kellel ei ole probleemi näiteks seal kartulisöömisega, eks ju. Et saab püsida igasuguste asjadega nii-öelda ka traditsioonilise toitumise juures. Aga ma tooksin siia ühe asja veel, mis puudutab seda reumatoidartriiti. Üks minu tuttav haigestus peale COVID vaktsineerimist reumatoidartriiti. Ka niimoodi ei saanud nagu trepist käia. Ja ma samamoodi siis nagu suunasin analüüse tegema, ütlesin, et mine proovi, et kui sul on ka mingi toidutalumatus ja praktiliselt ei olnud midagi. Nii et see reumatoidartriit, need põhjused on erinevad, jällegi, et ei ole niimoodi, et kõikidel on toidutalumatus, need on täiesti erinevad. Mul on täna üks hea tuttav, kellel aeg-ajalt löövad liigesed paiste, ta üldse ei saa aru, mis temaga nagu toimub, eks ju. Ma ütlesin ka, et mine tee vaata, kas sul on mingisugune toidutalumatuse probleem. Jah, kergelt midagi on, kergelt on ju. Aga selge on see, et selle põletik oli see väga tugeva niisuguse reaktsiooni kutsub ikkagi esile nagu midagi muud. Ja ma pean ütlema, et üks kõige hullemaid asju muidugi on suhkur. Ja veel üks asi veel, mis ma tahan nagu öelda, mis on jälle huvitav kogemus, ma läksin veel siis, kui ma suhkrut sõin, see on siin mingisugune, ma ei tea, oli 3-4 kuud tagasi, läksin ühest kohast küsima, et kas neil on makroone, mis on siis laktoosi vabad nagu, nad teevad ju mandlijahuga, aga seal on siis ka see piimakreem vahel. Või kreem on vahel, ja hakkasin selle müüjaga seal rääkima. Ja tema rääkis mulle täiesti koleda loo, kuidas temal on tohutu tärklise talumatus. Aga tärklis on täna ka väga paljudes ravimites. Ja tal läks vist mingisugune 10 aastat, kui saadi aru, et ta oli lihtsalt ainult kogu aeg haige, igasugused talumatused ja lõpuks tuli välja, et seda kõike teeb nagu tärklis. Tärklise talumatus. Et inimesed on nii erinevad ja muidugi see, et suhkur ja magus põhjustab põletikke, see ei ole vist täna ilmselt mingisugune ime üldse. Mina muuseas ei ole ühest asjast aru saanud, et kui meil köha on, see on ju põletikuline protsess, eks ole, lima tuleb välja, aga miks on köha siirupites suhkur, miks nad magusad on? Kõik on magusad, et inimesed võtaks neid. Jah, et see on nagu huvitav sellest, et kui sul on põletik, täna ju ütleme siis niimoodi, et täna ju arstid ju soovitavad need, kellel on siis kas köha või nohu, ütlevad, et ärge piimatooteid ka lastele andke, et need tekitavad lima. Aga muuseas ma puudutaksin ühte asja võib-olla, mida paljud inimesed üldse ei tea. Ma sattusin, ma arvan, et see võis olla lausa 30 aastat tagasi Soomest vaatama ühte filmi, mis puudutas piima. Ja seal räägiti siis sellest, miks Soomes on nii palju laktoositalumatust. Soomlastel on seda nagu väga-väga palju. Ja selles dokumentaalfilmis siis tehti selgeks, et suured probleemid põhjustab piimarasva homogeniseerimine. Ehk siis need, kes veel nõukaajal piima tarbisid,
mäletavad, eks ju, kuidas meil olid klaaspudelid ja seal oli niisugune ilus kollane koorekiht. Koht oli peal, seda sai sealt teelusikaga teinekord välja urgitud ja kohvi peale pandud või tee peale, kuidas keegi tahtis, eks ole. Täna meil ju seda enam ei ole, kui me kallame piima, siis see rasv on lõhustunud, sellepärast et siis piimal oleks niisugune ilus kommertsvälimus, sest et see koor tekitus ka tükid, eks ole, kui see piim jäi hästi peale seisma, see oli tõesti vastik, nagu sinna võis see nahk tekkida või tükid ühesõnaga ja see väga paljudele ei meeldinud. Ja see, et ta siis oleks nii-öelda kommertsliku ja kaubandusliku välimusega, siis see lõhustatakse see rasv. Ja tuleb välja, et kuna see on nii peenike, siis ta imbub ka läbi selle peensoole, ühesõnaga soole välispinnale, mis on siis immuunsüsteem, et selles soomlaste poolt tehtud dokumentaalfilmis see seletati lahti ja see jäi mulle väga selgelt meelde. Ma ei osanud küll tol ajal selle infoga midagi peale hakata, sest meie peres ju me piima ostsime, küll me vist ei joonud eriti piima, pigem kefiiri, eks ole, kui me mingisuguseid piimatooteid, aga tegime ju ka haklihagastet tapukorega ja sõime võid, eks ole, et me ei ole ka margariinisööjad olnud. Nii et selles mõttes on palju sellist informatsiooni, mis tehakse tööstuslikult, nüüd on ju tulnud välja alles hiljuti, et meil on loomadele antakse igasugust erinevat toitu, mille sees on mürgid. Et vähendada seda CO2. Ja seal on hormoonid, eks ole, seal on antibiootikumid, mida antakse ja see kõik mõjub inimestele. Ja nüüd ma olen ise mõelnud seda, et ma vaatan oma perekonda, oma ema, eks ole, temal ju lõi ka, ta oli sisaliselt siis kuskil, ütleme 55+, kui teda see reumatoidartriit tabas, enne oli ka kõik korras ju. Ehk siis küsimus on selles tegelikult, et meil on ikkagi niimoodi, et mingil hetkel see mürkide kontsentratsioon organismis. Koguneb. Ja et me mitte ei saa rääkida ainult sellest stressist, on ju, aga minul oli ta lihtsalt palju hiljem, aastaid kui emal, eks ole, aga ikkagi nii-öelda see mürkide kogum, lihtsalt mingil hetkel see kriitiline mass, mida see organism talub, saab täis ja siis lööb ta kusagilt nagu välja. Siis ilmselt see kõige nõrgem koht, mis siis on, lööb välja. No ja selles mõttes on hästi oluline siia tuua tegelikult sisse see, et mul eelmises saates ka, kui me rääkisime Angelaga, siis näiteks inimesed küsisid, et miks kohvi on kahjulik. Et kui me toome näiteks siia kohvi ja suhkru, ma tahan ikkagi tulla tagasi selle juurde, et lõpuks on kõigel üks põhjus selles mõttes, et näiteks kui juua kohvi või süüa suhkrut või juua kohvi või teha neid koos veel, siis keha tajub seda ikkagi mürgitusena. Sa võtad sisse mürki ja kui keha tajub, et temal on mürgitus, siis ta aktiveerib ikkagi sümpaatilise närvisüsteemi ehk võitle põgene ehk tuleenergia, sest tuli tuleb nii kaitsma kui puhastama. Ja kui sa seda kogu aeg tarbid, siis tuli on ju happesus. See ongi ju see, tuli on kogu aeg kehas üleval ja ta peab kogu aeg neid mürke töötlema. Lõpuks maks ühel hetkel ei jõua enam mürke töödelda, eks ju, sest et seda on lihtsalt liiga palju, siis hakkab kehas rasv tekkima, on ju, sest et rasv kaitseb nende mürkide eest. Et siin on nagu väga palju aspekte arvestada lihtsalt seda, et tõesti, et see mürgituse kogus kogu aeg aastatega mingisuguseks vanuseks, sina oled täna 70, sa olid siis umbes 60 on ju, kui sa haigeks jäid, eks ju. Et loomulikult, kui sa lõpetad suitsu, alkoholi, kohvi ära, keha tõesti puhastub mingi aeg ise, eks ju. Aga ikkagi see, et esiteks emotsionaalne stress, siis lisaks need muud mürgid sinna kokku, on ju, aga see mõte on selles, et emotsionaalne stress või muud mürgid tõmbavad kehast tule üles, aktiveerivad sümpaatilise närvisüsteemi ja sellest tekib probleem. Sest ka reumatoidartriit tegelikult on ju hirm ja kangestus, eks ole, kuidas ta ju hakkab olema valu on ju pinge. Sa olid olnud, eks ole, aastaid üle pinges ja siis ühel hetkel kuskilt lööb nagu lõpuks välja, eks ju. Et meie vaatajatele ka, et kui te küsite, et nagu milles asi on, siis ikkagi see ka, et nagu see ja see, kuidas valu läks alla, kuidas haigus tervenes, on see tegelikult, et keha puhastus, mürgid võeti maha, kõik mis andsid, keha sai puhastuma hakata, eks ole, siis toetasid teda toidulisanditega. Nagu ma ütlen, et keha saab ise terveneda, lihtsalt me peame talle andma nii-öelda siis õigeid asju. Aga sellest haigusest edasi tulles, kui haigus oli tervenenud mingi maani, eks ole, eks ta mingis mõttes ikkagi osaliselt teatud asju ei saa teha, ta paneb sind nagu mingisugustesse raamidesse nii, et sa pead ennast hoidma, eks ole, ja haigused panevad ka meid
võib-olla sügavamalt mõtlema elu üle ja otsima, haigus paneb otsima, eks ole, vastuseid ja kergendust, et nagu mul sõber Iva ütles, et terve inimene mõtleb paljudest asjadest, aga haige inimene mõtleb ainult ühest asjast. Kuidas ma saan terveks, on ju. Räägime ka siis sellest edasisest protsessist võib-olla, mida see haigus ja kõik need protsessid, mida sa läbi käisid edasi viis, on muutunud teaduse seisundid. Et ka see oli see, mille sa pärast ühel hetkel ette võtsid, eks ole, ja läksid millegi vana juurde ka osaliselt tagasi, mida sa juba kunagi õppinud olid, et räägiga natuke sellest, mida sa täna oled siis ka tänu, ma tahan öelda, et see puhtuse loomine kehas aastaid enne tegelikult valmistab meid ette hoopis sügavamateks protsessideks, et kõikidel asjadel mingis mõttes on oma mõte. Ja no seda kindlasti ja tegelikult ütleme siis niimoodi, et kui sa ikkagi elad väga head elu ja istud istud nii-öelda jalad laua peal ja veiniklaas on kõrval ja päike paistab ja siis lähed, paned jalad sooja merevette, et sa võib-olla tõesti ei otsigi, eks ju. Aga no mina olen eluaeg otsinud ja ma 18-aastasena lugesin juba mingisuguseid venekeelseid psühholoogia siis oli niisugune ajakiri nagu parapsühholoogia oli venekeelne ajakiri. Ma kooli lõpetasin niimoodi, et keskkoolid mu vene keel oli 3-2 miinusega ja siis Viru hotellis töötades poole aastaga oli mul vene keel suus ja ma olin selle üle nagu ülimalt tänulik selles mõttes, et ma sain lugeda väga huvitavaid asju, mida eesti keeles tol ajal ei olnud. Ja ütleme siis niimoodi, et 2001. aastal, kui mul oli siis, ühesõnaga, mul oli selles mõttes nagu terviseprobleemid, et ma ikkagi sattusin, ütleme korra ikkagi kiirabiga ka haiglasse, ühesõnaga, ma ei ole kunagi elus minestanud. Ja kuskil seal 90ndate keskel jälle oli mul niimoodi, et mu vererõhk hakkas trikke tegema. Ühesõnaga üles ja alla, mul on alati olnud madal vererõhk. Ja siis ma sattusin ühe väga targa, siis ütleme, südamearsti juurde, kes ütles niimoodi, et tead, tõenduspõhine meditsiin sind aidata ei saa. Ühesõnaga, oli näha, et ma olin oma organismi totaalselt ära kurnanud just nende samaste igasuguste alkoholide ja ma ei tea, ja suitsude ja kohvidega, sest et lõdvestumine käis isegi, kui me nädala sees ei joonud, siis reede õhtusöögi juurde sai ikka pudel veini ära jootud, eks ole, või siis teinekord sa laupäeval pühapäeval käisid külalised ja see oli ju nii tavaline, kuidas siis alati nagu veini tarbiti. Ja mul oli siis üks arst, siis Hiina nõelraviarst, kelle juurde siis mind üks tuttav nagu suunas. Ja kui ma tema juurde läksin, siis ta ütles mulle niimoodi, et tead, ma saan sind aidata, aga igasugune suits, alkohol ja kohvi unusta. No kuna sul on ikka väga paha, siis ma ütlen, et mina suudan ennast kokku võtta, pool aastat olin ma siis täiesti ilma. Ja siis ma olin tänu sellele nõelravile igasugustele toidulisanditel juba 90-ndatel täiesti nagu okei jälle. Ja nii juhtus 2 korda. Ja 2001. aastal läksin ma siis silvameetodi kursusele ja silvameetodi kursusel oli mul ikka tõeline nii-öelda või vau-efekt. Seal oli vaja teha selline asi nagu töötuba või laboratoorium ja kui me olime, siis see on üks seal viimasel päeval siis üks kõige viimasemaid nagu tehnikad, mida tehakse. Läksin koju, siis ma läksin kohe oma sinna laborisse, kes mul seal nõunikud olid, ma enam isegi ei mäleta, on ju. Ja läksin sinna ja andsin siis neile käsu kätte, ühesõnaga sa püstitad nagu eesmärgi. Probleem oli see, et ma tahan vabaneda siis suitsust, kohvist ja alkoholist. Ja mis selle asja, nagu point on see, et sa lihtsalt programmeerid oma alateadvus ära. Väga tähtis on see, et sa selle unustaksid, sul ei ole vaja sellega tegeleda, on ju. See oli maikuus, sest ma mäletan, see oli ilus kevad, on ju. Suvel elasime ikka nagu elu, grillisime ja mis me seal kõik tegime. 27. septembril jäin ma haigeks 2001. aastal, see kuupäev on mulle mällu sööbinud. Ja mitte keegi ei saanud aru, mis mul viga on. Ma lihtsalt niimoodi köhisin, mul oli paha olla, mul oli nõrkus, ühesõnaga ma olin nagu niisugune, kuidas ma ütlen, niisugune nagu pool inimene on ju. Ja see kestis veebruarikuuni. Ja veebruarikuus järsku plaks täiesti terve, mitte midagi ei ole. Ja sellest hetkest peale ei ole ma mõelnud ei suitsu peale, ei alkoholi peale ja kohvi tuli mingil hetkel nagu tagasi on ju.
ja selle Silva meetodiga või siis ütleme siis selle alateadvuse programmeerimisega sai nagu päris palju tegeletud. Ja mis mulle ise siis ma sain nagu Silva meetodi õpetajaks ja olin ka Silva meetodi Eesti direktor. Aga mis siis nagu juhtus siis 2000 keskel, mis siis oli, mis täna kõigele sellele järgi vaadates ma pean ütlema, et ma olen sellele andnud hoopis teise hinnangu, eks ole. Kõigepealt oli see, et Silva kontsernis juhtus mingisugune oluline asi, kus seal olid lapsed, kes omavahel olid kogu aeg riius ühesõnaga, kes nagu selle Jose Silva, kes siis selle Silva meetodi oli nii-öelda välja mõelnud. Nemad kogu aeg seal kaklesid, et kellel on õigus nagu seda teha. Ja lõpuks siis tol korral küll öeldi, et õiglus sai võidule, võitis siis seal siis kõige noorem tütar, ütleme niimoodi, kes tuli ka Eestisse. Ja see Silva meetod tehti selliselt ringi, et Eestis me kõik need õpetajad, kes me olime, muuseas kõik tõstsid käed üles ja ühesõnaga sellel hetkel see lõppes ära, seal küll oli 2 asja korraga. Kõigepealt oli see, et tuli kriis, inimesed ju enam ei tegele mingite koolitustega, seminaridega, keegi enam ei tahtnud. Ühesõnaga päeva pealt olid igasugustel koolitustel oli lõpp. Aga see meetod oli tehtud selliseks kommertslikuks ja nii keeruliseks. Kui ütleme see eelmine, mis oli siis selle vana Jose Silva poolt välja töötatud siis 50ndate lõpus, 60ndate alguses oli ikkagi selline, et sellega saab iga inimene hakkama praktiliselt küll. Seal on tõesti keerulisi asju ka, aga ja nüüd olen ma hakanud mõtlema selle peale alles nüüd. Kas selle taga tol korral ei olnud Big Pharma? Sellepärast, et Silva meetod oli ikkagi see oli ka Ameerikas muuseas koolides, mis õppis lapsi lõdvestuma. Näiteks Eestis üks Silva meetodi õpetaja, kes õpetas lastel, oli lastearst. Meil olid mitmed arstid, ühesõnaga sellised inimesed, kes olid kõik ise järgi proovinud, on ju. Ja mis teine asi oli veel, et seal ikkagi osanes väga palju inimesi. Me tegime ikkagi niimoodi, et ütleme nii, et kui me kõik õpetajad Eestis kokku vaatame, seal oli ikkagi, ütleme nii, et aastas oli 100 inimesi, kes kursusel käis. Ja lihtsalt ühel hetkel see nagu lõppes ära. On. Ja nüüd seoses sellega, et ta tehti nii tohutult kommertslikuks ja keeruliseks, siis nagu keegi ei tahtnud sellega teha, mina lugesin neid uusi manuale ja kõike, nagu mul ei olnud nagu mitte mingit tahtmist siit tõmmanud, nagu üldse enam see ei olnud nagu inimlik. Ja selle Silva meetodi kursuse või alateadmise programmeerimisega oli päris palju nii-öelda huvitavaid seiku ja mis ma tagajärgi ka mõtlen, ühesõnaga, me ju räägime igasugustes nendes vaimsetes õpetustes, räägitakse seda, kuidas Mendelejev seal alfa tasandil tegelikult nägi oma seda Mendelejevi tabelit ja tõusis üles oma õnnest ja pani oma perioodilisuse tabeli kirja. Seal on väga palju selliseid seikasid, mis nagu räägivad, eks ole, sellest, kuidas inimesed siis, kui ajulainet on siis aeglustunud, ehk siis alfa tasand, kes ei tea, on siis see nii-öelda ärkveloleku ja une tasandi vahepeal, siis kus me hakkame nagu suikuma. Ja siis kõige võimsam tasand on siis alfa ja teeta vahepeal, siis kui me suudame isegi teadlikult ennast sinna viia, siis see alateadvuse programmeerimine on siis nagu väga tähtis. Ja seal on ka nagu siis ütleme head tulemused, eks ole. Ja mida need õpetajad või instruktorid tegelikult teha saavadki, on see, et nad annavad inimesele selle tee otsa kätte ja ütlevad, et vaata nüüd mine ja proovi, eks ole. Ja mida nüüd siis mina oma elukogemusega olen siis nagu saavutanud, on siis see ja mida ma olen aru saanud, mida täna oleks vaja teha, et tol korral siis, kui ma 20 aastat tagasi seda õpetasin, eks ju, oli väga palju inimesi, kes ei suutnudki lõdvestusharjutuste keskel, ütleme siin alfa tasandile jõudagi, et see kontrollimehhanism tänu ärevusele oli nii tugev, et inimesed istusid, panid küll silmad kinni, aga lihtsalt kontrollisid kõike nagu. Et jumala pärast, et ma ei laskuks sinna tasandile ja ma ei tea, mis minuga juhtub. Hirmukeskus on hästi aktiivne, jah. Ja me jälle, täna oleme Riina Raudsikust päris palju rääkinud. Riina ütles mulle, mida ta räägib ka muuseas oma nendel seminaridel, mida ta teeb seal toitumisest ja veest. Ta ütles, et kui ta läks Silva meetodi kursuselt välja, ta ütles, et ta vaatas taevasse ja ütles, et taevas oli teist värvi ja järsku ma sain kõigest aru, mis ümber minu toimub. Ja ma vaatasin inimesele peale, ta oli siis juba arst, eks ole, tuli uksest sisse ja ma teadsin, mis tal viga on.
ütles, et tema jaoks toimus nii tohutu muutus. Ütles, et ma isegi hakkasin sellest rahasüsteemist aru saama, mis meil nagu maailmas on, et me oleme kunagi selle peale mõelnud. Ja ilmselt neid inimesi on palju, eks ole, et mul oli ikkagi fantastilisi kogemusi sellega, kuidas inimestel võimed avanesid nagu põhimõtteliselt. Aga näiteks migreenihood olid olnud 30 aastat, eks ole, ta teadis, et igal õhtul kell 9 hakkab tal mingisugune migreenihoog, eks ju. Ja see meetod oli tol korral üles ehitatud siis niimoodi, et esimesel päeval 3 tundi, järgmisel päev või 4 tundi ja 4 tundi ja siis 8-tunnine päev, eks ole. Ja inimesed tegid selle esimese 4 tundi ära, kus oli küll ainult 2 lõdvestuvat harjutust. Nad tulid järgmisel hommikul või järgmisel päeval, see oli ka õhtupoole, ütlesid esimest korda. Ja mul ei tulnudki seda peavalu, et see uskumatu, kuidas nii saab olla. Ehk siis see tähendab seda... Inimene lõdvestus esimest korda elus. Täpselt, et pinged on nii suured ühesõnaga. Et me hoiame nagu krampis, et ma ei tea, mis siis nagu juhtub, eks ole. Nüüd, miks me täna siin räägime, et ma olen aru saanud, et täna on seda meelearengu meetodit, nagu ma nimetaksin selle natukene teistmoodi, eks ole. Ikkagi inimese lõdvestumist. Jah, või see meele avanemise meetod. Ühesõnaga, et seda on tegelikult väga vaja ja ma olen ka aru saanud, et mis on nagu see, mis inimesi nagu väga palju aitab, et kui me tol korral ka seda silvameetodit tegime, siis oli ju niimoodi, et 4 tundi ja järgmine päev 4 tundi, mida rohkem sa pikemalt nii-öelda oled alguses, nagu ütleme, teed terve päeva. Mida pikemalt sa nagu nende lõdvestuste keskel, seal alfa tasandil oled, seda kiiremini need asjad nagu tööle hakkavad. Sellepärast, et ilma juhendajata on seda ikkagi väga keeruline teha. Et võtad küll nagu näiteks mingisuguse meditatsiooni harjutuse näiteks sealt internetist ette YouTube'ist või mingi äppi, eks ole, siis hakkad endale kordama, lähed tasandile niimoodi, nii, et nüüd ma tahan endale programmeerida seda ja mul on see probleem ja nüüd võib-olla see lahendub ja et see on suhteliselt keeruline, aga kui sulle keegi teine loeb, seal on ka kursuslased, kes siis jagavad omavahel, mida keegi nagu nägi, et see on selline nagu, kuidas ma ütlen, niisugune kiirtee, ütleme siis nii-öelda enda alateadvuse kontrolli juurde, et sisuliselt me saame seda alateadvust nagu positiivselt nii-öelda kontrollida. Ja mina olen siis välja töötanud ja mõelnud, et kuidas me saan seda nagu inimesteni viia. Mul on see meetod sisuliselt tänaseks paberil ja välja mõeldud ja nüüd ma tahaks hakata kursuseid tegema, nii et meil on juba esimesed kursusepäevad Tallinnas 22-23 november on kirjas ja järgmine nädalavahetus on juba siis novembri lõpus on Tartus ja Heli London on siis see, Facebookist kõik leiavad üles, kes seda kõike korraldab, temale saab kirjutada ja me paneme ilmselt ka sinna alla need meiliaadressid. Saate kõik selgituste alla sinna. Ja saab nagu seal kursustel osaleda. Ja mis ma tahaksin siia juurde veel öelda on see, et ma kutsuksin sinna esimesele kursusele, me teeme selle natuke odavama hinnaga, kõiki endiseid silvalasi. Et nii tore oleks nagu näha, selles mõttes oleks, ma tahaksin ka saada, et miks me teeme seda seal mingisugune üle 30% odavama hinnaga, et saada ka tagasisidet, et kuidas neile see nagu meeldib, et siiani tähendab, et meil silvameetodil vanasti oli niimoodi, et need, kes kõik selle silvameetodi nii-öelda tunnistuse said alati tulla kordama väikese raha eest, eks ole. Täna seda meil ei ole, sest Eestis täna kedagi silvat ei tee. Nii et sellel meelearengu seminaril oleks tore nii-öelda saada ka silvalastelt tagasisidet, et kas neile meeldib võib-olla isegi minu siis nii-öelda meetod nagu rohkem kui omal ajal ameeriklaste välja töötatud silvameetod. Sa paned sinna tegelikult ikkagi praegu rohkem asju juurde, et me oleme siin viimased paar aastat päris sügavaid teekondi läbi käinud ja see tuleb ikkagi nagu selles mõttes palju teistsugusem ja mis on hästi oluline, mida ma praegu väga selgelt aru saan, mis peab kindlasti olema osa igasugustest lõdvestumisest, ongi see, et sa pead oma kehast toidulaualt korjama kõik need asjad välja, mis sind pinges sajavad, ehk mürgid. Et tegelikult see seminar tuleb teha selles mõttes ongi tervikuks, et ka see osa on sinul hästi selge. Jaga ikkagi siia lõpuga selles mõttes neid kogemusi, mida sa ise läbi lõdvestumise nüüd viimase ajal, kuhu sa ligi oled saanud. Et jaga kas või ühte kogemust, sest et see on minu meelest hästi märkimisväärne, väga paljud inimesed tegelikult igatsevad sinna saada, aga just ei küündi sinna ainult ühe asja pärast, et me tegelikult ei lõdvestu, et ainuke pinge ainuke haigus meie maailmas ongi tegelikult pinges olemine.
ma olen nüüd, siis ma saan aru küll, mille peale sa nagu tahad mult välja tirida, siis on see tingimusteta armastuse seisundis olemine. Algallika kogemus nii-öelda. Ja ma olen siis nüüd saanud seal olla tänaseks 4 korda. Esimene kord oli väga niisugune lühikene murdosa sekundit, aga ma saan aru, et inimesed ei oska seda teistmoodi kirjeldada, kui ütlevad, et see on siis valgustumine, ehk siis sul tuleb nagu see täitud mingi valgusega. Ja sa muutud niimoodi härdaks, et iga kord hakkavad mul pisarad silmanurkadest jooksma. Aga viimane kord oli siis mul see kogemus nagu mingisugune umbes 20 minutit kuni pool tundi. Ja selles nii-öelda universumiga üks olemine, kusjuures see juhtus mul peale selle, kui ma olin teinud hingamist. Ja ma olin nii-öelda selles hingamise järgses nii-öelda sellest lõdvestusest. Mis tuleb ka seminarile lisaks. Et tegelikult ma ütlen siia vahele lihtsalt seda, et selleks, et üldse sinna alfa tasandile saada, kui ka ütleme, et tavaliselt need lõdvestusharjutused on see, et viska pikali ja nüüd ühesõnaga hakatakse lugema seal numbreid edasi-tagasi. Et lõdvestuda, siis ma ütlen seda, et ilma nii-öelda selle korraliku õige hingamiseta, et hingamisele pööratakse liiga vähe tähelepanu. Absoluutselt. Et hingamine on siis see ja kuna ma hakkasin siin mingisugune, ma arvan, pool aastat tagasi praktiseerima, siis ise vaatama, mis mulle nende hingamiste puhul meeldib. Aga ma tuleksin korra sinna selle tingimusteta armastuse seisundi juurde. Et mis siis oli huvitav kogu selle asja juures, et seal sa ei saa midagi reguleerida. Ühesõnaga, sa ei saa seal teha, et ma tahan sinna minna või seda teha, ma tahan seda küsida või ma ei tea, et ma olen seal universumiga ühenduses, et seal on sul lihtsalt see, et kõik tuleb nagu. Sa ei saa nagu mitte midagi, et mis siis mul tuli, oli see, et teatavasti ma olen ju väga palju olnud siin hambus nii-öelda nendel õiguskaitseorganitel ja kaitsepolitseil ja prokuröridel ja kohtunikel. Ja mis siis oli see, et kogu see seltskond jooksis mul nii-öelda silmest läbi ja ma kõikidele neile andestasin. Ja tundsid tänu. Ja täpselt nii, et ma tundsin tänu, et nad on, ja muuseas see oligi, et seal ei ole nagu midagi naerda selles mõttes, et see oligi niimoodi, et ma tänan teid, et ma saan olla selles seisundis. Sest te olete olnud osa sellest, miks ma siia jõudsin täna. Ja täpselt, et kui sa läbid neid igasuguseid kannatusi ja kõik, et suure tõenäosusega kõik see on ikkagi meie hinge arengule vajalik, ütleme siis see niimoodi. See surve väljast poolt tuleb nii tugev, et ta surub sind pöörama sisse poole, et sul ei ole enam mingit muud välist outleti väljundit. Ja kui keegi mulle ütleks, et sa lähed mingile tasandile ja hakkad seal mingitele kurjadele kaitsepolitseinikele või prokuröridele seal midagi andestama, siis ma mõtleksin, et see ei ole võimalik nagu. Aga ühesõnaga, et seda seisundit ei ole võimalik kontrollida. On ju. Aga mis oli huvitav, et väga palju räägitakse, et andke andeks ühesõnaga, et see on teile kõik nagu väga hea ja siis inimesed ütlevad selle peale niimoodi, et ei andestada või ilma ma kunagi ei unusta, eks ju. Aga mulle tuli väga huvitav informatsioon seoses selle andestamisega just siis, kui mul see tingimusteta armastuse, seal see info lihtsalt jookseb sul, tuli mul ka selline informatsioon, eks ole, et niipea, kui sa oled nagu endast nagu välja lükanud selle, et mina ei ole enam seal osaline selles protsessis, eks ju, ma olen nagu just. Siis sisuliselt see sama energia, ühesõnaga, millega nad sind nagu rünnanud on, eks ole, et see sisuliselt nagu lööb tagasi, et siin ei ole nagu selles mõttes midagi valesti. Aga muuseas lõpetuseks ma tuleksin ühe asja juurde, mis ma olen tõesti juba aastateks ära unustanud, aga mis on väga paljudele naistele väga tõsine probleem, ehk on ülemineku aastad. Ja seal on üks väga tõsine asi, mis puudutab toitumist, mida mina olen siis alles nüüd saanud aru. Mul oli ka väga paha ja kuumahood olid jällegi, kuna mina neid hormoone võtta ei saa ega midagi, mul hakkab sellest paha. Siis ma sain aru, suhkur, kohv, kaneel, ingver, kõik see. Stimulandid siuksed. Kõik. Ja muuseas need, just eriti need asjad, kui teil on külm, mida te siis nagu joote? Te teete keha kuumaks. Soojaks. Ehk see keha kuumus ühesõnaga, et kui need kõik välja lülitada, siis ma arvan, et kellelgi ei ole vaja isegi mingisuguseid nii-öelda rohtusid võtta. Ja see on ju nii lihtne. Jälle tuli üles võtta, sa oled jälle tule üles, aga sellel ajal on vaja jahutada keha. Ja täpselt samamoodi,
ma siis, ütleme siis, just kui ma siis tegelesin kõikide nende toidutalumatustega, siis mul tuli see meelde, et miks ma tol korral seda kõike nagu ei teadnud, on ju. Aga ma oleksin igal juhul väga õnnelik, kui inimesed tuleksid kursusele oma nii-öelda ärevust ja hirmu, mida täna isegi meedia on tunnistanud, meil ju presidendi juurde võeti inimene tööle, kes peab hakkama sõjahirmu nii-öelda leevendama. Mida nad ise üles ajavad. Ja mille nad ise üles tõstsid, eks ole. Aga tõesti need, et inimesed, kes on nii-öelda viidud ärevusse, kellel on ressurssi ja kellel on aega, siis otsige meid Facebookist ülesse, minu meilid ja telefonid ka leiate, kui kuskil näiteks helikontakte ei leia, siis ma võin neid jagada. Ja no ma panen kõik sinna. Ja ma arvan, et ma saan ka täna inimesi väga palju oma kogemustega aidata. Ja loomulikult on selliseid asju, mida nii-öelda interneti teel jagada ei tahaks ja võib-olla ei ole ka kõiki vaja. Ja seda me saame rääkida kõik kursustel ja ma olen tegelikult teinud 2 kursust veel peale selle, mis ma teen selle meelearengu kontrolli. Üks räägibki minu kogemusest, mis puudutab siis seda toitumist ja toidulisandeid, mis puudutab ka seda, kuidas on väga huvitavad uued teadusuuringud, näiteks Nobeli preemia 2016, mis puudutab autofaagiat, eks ju, millest meil üldse ei räägita praktiliselt ja ka tõenduspõhine meditsiin ei räägi. Aga täna juba teistes maailma riikide ülikoolides räägitakse sellest, kuidas nii-öelda tervelt vananeda. Et ka selline niisugune 3-4 tunnine seminar on tulekul ja olen ka nõus tegema, mis mul on ka tegelikult välja töötatud, olen ka nõus tegema sellist 1-päevast lõdvestusseminari, kui keegi ei tea, et kas ta peab nagu nii-öelda seal alfa tasandil 2 päeva vastu, et ka seda hakkame tegema, aga kõik see hakkab olema siis meil internetis üleval ja saab tutvuda sellega. Jah, selle tänase saate ma võtan kokku nii, et nii enda kui sinu koha pealt, et kõik raskused, mida me elus oleme kogenud. Mulle väga meeldis, kuidas ütles, ma vaatasin ühel päeval, ma ei ole mingi Tony Robbinsi fänn, ärge üldse arvake, ma ei poolda neid selliseid väga teemasid, nagu nemad seal tegevad, aga Tony Robbins tegi ühe toreda mehega Dean Grazioziga koos ühte seminari 3 päevast. Ja Dean ütles hästi huvitavalt, et ärge mõelge, et te peate inimestele ennast maha müüma, vaid mõelge, et te olete tulnud siia midagi kogema ja läbi selle teistele väärtust pakkuma. Ja need kogemused, mille meie oleme läbi kogenud, on andnud meile selle koha, et need inimesed, kes on sarnases kohas nagu meie, otsivad abi ja nüüd meil on võimalus seda pakkuda. Nii nagu mina teen oma asjadega, on Kerstil võimalus nüüd teha oma asjadega. Et see ongi see väärtus, mida me tulime siia pakkuma, et kui keegi tahab, siis ma panen kogu info siia alla ülesse, video alla ja siis saate sealt juba edasi otsida. Ma tahan siia lõppu natukene rääkida piima kohta, sest et see on teema, mis on minul olnud väga viimasel ajal hästi peas, sest et minul on kõik hästi, ma võin süüa ükskõik mida. Aga mul on kodus tütar, 16-aastane, kes on umbes samasuguses kohas, ta reumatroidartriit ei ole, aga tal on veel hullem, ta ei saa peaaegu midagi süüa. Ka selge see on hästi pinges, aga mida me ühel päeval märkasime, oli see, et mina olen alati teadnud või väga ammu teadnud, et toorpiim, tegelikult see puhas talupiim on supertoit. Seal on nagu väga palju aspekte, miks see nii on ja miks siis ka piim on ära lõhutud, eks ole, sest et see tegelikult, nagu me ikkagi väiksed olime, siis sa ju andsid mulle samamoodi piimameega. Ja me ikkagi tervenesime siis, sest piim oli terve, teistsugune ja kui me vaatame Ayurvedas näiteks, siis seal on 3 energiat, mille järgi toidud liigitatakse ja piim on satviline ehk jumalik või rahuenergia ja näiteks õhtuti, kui sul on närvisüsteem häires, sa ei saa magada, sa võtad sooja piima ja ashwagandat paned sinna sisse, piima sisse ja jood seda. Ja mida ma oma tütre peal kogesin, oli see, et seda poepiimasid asjad ei saa süüa, aga kui ma ostan toorpiima, näiteks kernupiima ostan mina Nõmme turult või siis näiteks Pajumäe puhast koort, vahukoort ja kõiki neid asju ja ostan ka muuseas turult kodujuustu, siis kõiki neid asju ta süüa saab ja tal ei ole mitte mingisugust probleemi. Et mina näengi täna seda, et meie kehad ei talu töödeldud asju. Mitte seda, et algsed toidud on okei, aga see piimal peaks koor peal olema, eks ole, ja ta peaks olema igal mõttes pasteuriseerimata, töötlemata. Nii et näiteks nopripiima, toorpiima mu tütar ei saa tarbida. Mina ei tea miks, aga
et aga kernu ja pajumepiimad näiteks kõik väga hästi sobivad. Nii et jah, ma mõtlen siis veel kord saate kokku nii, et ainuke haigus, mis meil on pinge ja pinge tekib erinevatest asjadest, et mürkidest, hirmust, ärevusest. Nii et tasakaalu tagasi saamiseks ja inimese ärkamiseks ja kõikidest asjadest välja tulemiseks ongi põhiline tulla hirmust välja, õppida lõdvestuma ja maailm muutub. Et sellest sisemisest põrgust nii-öelda välja tuua ja tulla ja see paradiis on seal teisel pool. Me lihtsalt ei usalda seda paradiisi, sest me ei ole seal kunagi käinud. Ja suurem osa inimesi ei julge lõdvestudagi. Ma kogen seda oma töös väga palju. Aga kes julgeb tulla proovima ja katsetama, siis olete oodatud ja kohtume juba peatselt järgmises episoodis juba koos Angelaga ja hakkame rääkima hingelistest ja hingetutest veel hästi sügavalt, võtame kõik selle teema pulkadeks lahti. Aitäh, et olete meid vaadanud ja kuulanud. Ma tervitan ka siia saate lõppu kaitsepolitseid, kes on mulle ka siis viisakalt meilis saatnud sellise märguande, et nad meid jälgivad. Aitäh teile, et te ka meid vaatate. Me teame siis rõõm, et ka te huvitute ärkamisest. Ja aitäh sulle, Kersti, mis ma ikka oskan rohkem öelda, et läheme oma saadetega edasi ja meie saated on kõigile, kes siis tahavad ise oma elu eest vastutust võtta. Aitäh kõikidele vaatajatele ja tulge siis lõdvestuma. Õpime koos. Peatse kohtumiseni. Hei, hei!